But out of London town to go-go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. Oh, when there's no one else inside, in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove. Tere! Seekordne Kultuuritehase saade leiab aset rahvusvahelisel teatrifestivalil Balto Skandal, mis toimub Rakvere teatris. Jaapanlaste etendus meeldis mulle sellepärast, et väga lihtsate võtetega oli antud päris mõjusaid asju edasi ja et kõik need lihtsad võtted rääkisid iseenda eest, et näiteks kui seal oli teise ruumi minek või õue äraminek, siis lihtsalt mindi ümber ühe kindla posti, et just täpselt nagu sellistel lasteaia etendustel või midagi. Ja teiseks see tekst, mida nad rääkisid, et ma saan aru, et paljud võib-olla ei viitsinud seda väga palju lugeda, aga kõik need üksikud laused tegelikult olid väga mitmetähenduslikud ja seetõttu jooksis seal jaapanlaste teoses päris mitu liini, mida sai paralleelselt jälgida. Et seega mulle nagu tundus, et just kui see peaks pakkuma erinevad taustaga inimestele erinevaid asju. Ja minu meelest selle jaapanlaste etenduse puhul isegi ei olnud vajalik teada seda tausta, et mis põhjustel on see teos just tehtud, et nende katastroofide mõjul. Et sealt tulid nagu teised sellised psühholoogilised nüansid tulid nagu eraldi täiesti välja. Nüüd ma kuulsin tausta, et autori varasemad etendused olidki pigem juba tantsu poole kaldunud, et tugevad koreograafilised teosed. I have never been educated in a theater performances before. 最初アマチュアでというか趣味でやってて、でそれで続けているうちに今に至る。I started as an amateur theater performing. We started in amateur the career, and now it just keeps going, and now it's like this. エストニアの状況は分かんないんですけど、ヨーロッパいろいろなとこ行かせてもらって、そのヨーロッパ全体のなんとなくの雰囲気はすごく演劇を見るっていう習慣が日本よりもとても根付いてるなって印象を持っているんですが、はい。I'm not sure about the situation in Estonia, but I have been to quite a lot of cities in Europe, and in Europe, I have an impression that the theater is really based on people's life. People go to see the theater very often, and it's really based. でも日本はそういうほどでもなく、だから僕も別に、例えば子供の時に演劇に慣れ親しんでいたとかいうことはなかった。But the situation in Japan is totally different. Theater is not really based on the daily life, and I have never really went to see the theater when I was a child, or things like that. It's not really based on our life in Japan.
Give me his what? Quand je bois du vin claret, ami tout tourne, 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 tourne. Aussi des jours, mais je bois en jour à revoir. Quand je bois du vin claret, ami tout tourne, 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 tourne. Aussi des jours, mais je bois en jour à revoir. Yeah, sudden loud noises like, I don't know, people singing or shouting in the street outside, that kind of thing. Would you make the necessary actions to kill an animal in order to put that animal out of pain? Yeah, I would. What would those necessary actions be? I would take it to the vets and have it put down. Which gas is also known as laughing gas? I think it's nitrous oxide. Which gas is also known as laughing gas? Nitrous oxide. Are you sure about that? Yeah, I am sure. Did Bill Clinton have sexual relations with Monica Lewinsky? Yes. How do you know? I've seen the cum stain on the dress. Were you born yesterday? No. Were you born the day before yesterday? No. What is meant by the phrase dirty weekend? It's when you go to a hotel with somebody that actually it has to be somebody that you're not kind of married to or living with. It has to be a kind of illicit affair, and you go to a hotel at the weekend and you just you stay in the room all weekend and you have sex a lot. Is it the weekend now? Yes, it is. Wouldn't it be nice to have a friend that you could just ring up for a bit of a chat? I've got plenty of friends that I can ring up for a bit of a chat. They're all blokes. Wouldn't it be nice to hear a woman's voice on the end of the telephone? Saying womany things? I have got a mum. Is your mum your friend? No, but she's my mum, so if I want to phone up and hear a womanly voice saying womanly things, I can phone my mum. Are you ready to start? Yeah, I think so. Do you often cry during sexual intercourse? Never. Never ever? Never. Do you make noises during sexual intercourse? Yeah, lots of noise. What kind of noises? Does your partner find that a bit off-putting? No, he likes it. He taught me how to do it. He said the sex was getting a bit boring and it would be better if I did that. Are you taking the piss? A bit. Polügoon teater on asutatud 1996, siis kui lahkusid Nõukogude väed Eestist ja Polügoon teater hakkas kasutama nende mahajäetud hooneid ja territooriume. Et see sõna polügoon on täiesti põhjendatud sõnas Polügoon teater. Ja mis on Polügoon teatri etenduste spetsiifika, et see ei ole teater, need inimesed, kes neis osalevad, on kunstnikud või siis mitte päris kunstnikud, aga ometi inimesed, kes on juba varem ka kuidagi kunstiprojektidesse haaratud minu meelest. Polügoon teatris puudub range piir lava ja publiku vahel. Tegevused on läbi põimunud ja
osalised on kõik, nii publik kui esinejad. See on selline väga vana ja ilus üllas ideaal, kus kõik on nagu igas suunas vaadeldav, ülevalt alt ja ümber ringi. Ja kui sa selle eilse etenduse kohta paari sõnaga ütleksid, kas see oli suur edasiminek Polügoon teatri loomingus, kas see oli midagi grandioossemat kui tavaliselt? Jaa, see oli kõige suurem projekt. Ta oli eriprojekt, kuna ta leidis aset festivali raames koos seal sisalduva kõige logistika ja muu säärasega. Ja ta toimus 3 vaatuses, mis on Polügoon teatri puhul haruldane ehk poole päeva jooksul. Ja mul oli kasutada 3 abilist, kes lavastasid vastavalt siis, aitasid lavastada esimest, teist ja 3. osa. Näiteks olid Mart Aas, Jaanika Johanson ja Üllar Saaremäe. Ja selle etenduse käigus siis toimus ühe sõiduauto sünd, elu ja surm. Ja reaalselt ka peaosaline enam ei eksisteeri pärast etenduse lõppu, mis on ka suhteliselt selline mitte nüüd teatripärane idee, kus peaosaline reaalselt kaob. Peaosaline oli siis sõiduauto? Just nimelt, jah, sõiduauto Moskvis 2140, umbes sama vana kui praegune Eesti Vabariik. Ja oma värvika elulooga ta on teinud oma elus avariisid ja muid eelnevaid ka kunstiprojekte. No Erki Kasemets ja tema arengut on võimatu mitte jälgida, sest et kõik asjad, mis ta teeb, on niivõrd põnevad ja silmatorkavad, alates või nendest pakimaalingutest, kõikvõimalikust prügistaffist, kõikvõimalikest mälumängudest ja muudest mängudest. Nii palju, kui ma olen kõrvalt näinud tema Polügoon teatri ettevõtmisi, ma olen suuresti nendes ka tihtilugu ise osalenud, et nii-öelda päris publiku seisukohalt on mul keeruline kommenteerida, aga minu meelest need ideed on üks hullem kui teine ja aina pöörasemaks lähevad. Tal puudub nagu ühtpidi selline, no kuidas ma ütlen, selline äratuntav punane niit, mida ta nii-öelda nagu ajab, aga kõik see kokku, mida ta teeb, omandab justkui sellise punase köie, ütleme siis kunstlikult. Mul on seda raske kommenteerida, kas ta oli kõige suurem uhkelm läbi ajaloo mõeldes, aga kindlasti ütleme nendest asjadest, mis me koos oleme teinud, oli ta vaieldamatult kõige suurejoonelisem. Ja võib-olla ka kõige keerulisem. Et ma ju ei tea tema päris algusaastaid, mida pööras ta siis on kõik teinud. Või vahepeal, kui mind ei ole kaasatud, aga sellel festivalil jah, kogu see auto elu ja tema sünd elu ja teisele poole minek, tervet päeva täitev etendus, see on võrreldav Piit ja Pruuki Mahaparaataga, mis kestis 9 tundi. Ja sina oma klassikalise teatrikoolitusega, kuidas sa tunned ennast, kui sa osaled Polügoon teatri etendustes? Klassikaline teatrikoolitus annab võimaluse sul absoluutselt kõigest aru saada ja maailma sellisel kujul vastu võtta, nagu sulle kui kunstnikule paraku sobib. Klassikaline teatrikool ei saa kunagi olla mingisuguseks piiranguks, pigem on see, mis avardab su maailmavaadet. Aga kas need süsteemid Polügoon teatris, kas need on teistsugused kui nii-öelda päris teatrisüsteemid ja meetodid? Ei, ta on ikkagi üks osa päris teatrist, ega päris teatrit ei saa ka nii-öelda klassifitseerida nii-öelda klassikaliseks teatriks. Päris teater on ju see, mis ümberringi tehakse, on see, mida teevad ka inimesed, kes ei ole õppinud ei lavastamist ega näitlemist või teatrikunstnikuks olemist. Klassikaline mõõde lihtsalt teatrikooli mõttes on see, et ta annab jah tõesti märgatavalt laiema pinna, aga üks osa on ka sellelaadne teater, nii nagu teeb Polügoon teater.
I've done this before, but it's like more than 460 times. So as you can imagine, I kind of lost motivation. Sina kui kaasaegse tantsu ja kaasaegse teatri kuraator, sa kindlasti töötad enda jaoks mingite aktuaalsete teemadega. Sul on kindlasti mingi oma teema, mille ümber näiteks seekordne Baltoskandal keerleb. Ja kui ma olen rääkinud inimestega ja ise neid etendusi vaadanud, siis mulle tundub, et see aasta on mingisugused märksõnad nagu publiku osalus, mäng, maailma parandamine, copyrighti kahtluse alla seadmine, näiteks sellised asjad, et kas sa oled sellega näiteks nõus? Ma arvan, et olen küll, jah. Et minu, alati kui ma festivali teen, ma ei taha kunagi neid märksõnu ette öelda. Ma tahangi, et publik mulle neid ütleb. Muidugi mul need ju on olemas, aga oleks natuke odav neid ette öelda, et siis äkki ei olegi vaja vaatama minnagi, võid lihtsalt nende märksõnade järgi toimetada. Et aga need, mis sai praegu öeldud, ja. Üks asi, mis mulle isiklikult, ma ütlen kausalt närvidele käis, on mingisuguse sellise olmelise tühja mula hulk, mida esitatakse lavalt. Et umbes, et sa kuuled lavalt teksti, mida sa oled võib-olla sunnitud trollist teel Mustamäele vanematele külla kuulama ja tihti need trollivestlused, mõnikord on huvitavad, tavaliselt mitte. Et mulle tundub, et see sellise olme mula lavale toomine on ka üks märksõna. Eriline olmelisus. Äkki see on märksõna praeguses etenduskunstis.
et ega valida saab nende vahelt või sellest, mida tehakse. Et me ju ise ei loo, eks, et etendusi. Nii et ma arvan, et sul on õigus ja ma arvan, et seda on väga palju. Et see on nagu kas ajamärk või see kuskilt tuleb sealt sellest üldse nagu niisugustest natukene naiivsetest etendustest ja nii edasi, et sealt kuskilt on see hakanud tulema ja tõesti on jah, seda niisugust vähem teatraalset teksti, jah. Mis mina olen mõelnud, et see võib olla isegi teatrile kaasaks selle tantsule, mis minu meelest naudivad ikkagi äärmiselt suurt populaarsust, nagu mõnevõrra ohtlik. Et kaasaks ja kunstiga on juba juhtunud, et keegi seda eriti ei vaata, sellest ei kirjutata. Mulle tundub, et kui see tendents veel pikalt jätkub, võib kaasaks tantsu ja teatriga absoluutselt samamoodi minna. Võib küll, aga eks siin tuleb natuke tööd teha, aga noh, jah, tuleb silm peal hoida, et see niimoodi juhtuks, aga noh, muidugi siin on veel see asi, et noh, et nagu vähemalt praegu märgid, vähemalt Baltoskandalil, eks ole, millest me ikkagi praegu räägime, Baltoskandalil märke sellest ei ole, vastupidi, publiku arv on jälle suurem kui eelmine kord ja nii edasi. Et, aga üldjuhul muidugi mingisugune, ükskõik missugusele, ma arvan, mingisugusele väiksemale asjale orienteerumine, mida mitmekesisem see skeene on, seda parem. Nii et kui on hästi palju olme teksti või olme mula, siis see on kindlasti halb, jah. Down in London town to go with the record selection and the mirror's reflection. I'm dancing with myself when there's no one else inside.